Nii, tere õhtust, Kalmer, mina olen Andres ja ma tahtsin sind tänada selle teema eest, mida sa püüad siin ellu viia, et kortermajad oleks suitsuvabad. Ehk mul on sama analoogne probleem, ma võitlen samamoodi ahersuitsetajatega oma kortermajas ja ühel päeval sa siin Facebookis panid üles sellise asja, kus sa kutsusid üles, et soovid kaasa rääkida. Ehk võib-olla jagada oma kogemusi, mõtteid ja ettepanekuid ja ma mõtlesin, et ma teen seda, ma panen selle videosse ja ma pigem võib-olla räägiks vigadest, mis ma olen teinud seoses siis sellega, et me see aasta läksime siis korteriühistu koosolekule ja püüdsime siis laua peale panna neid punkte, et võiks rõdudel ja akendel suitsetamise ära keelata ja teha siis välja suitsetamisalad. Ja kõik, mis siis sellega juhtus. Ja meil on siis niuke kortermaja, kus on 30 korterit, suht väike Tartu Saane linnas. Meil on niuke vabalt hingav, ilma siis igasuguste vurrideta ehk siis sundventilatsioonita on ju. Mina olen 4. korrusel, minu peal on 2 suitsetajat, minu all on üks Eesti pere 3 lapsega, lapsi on siin palju ümberringi ja teisel korrusel siis on veel 2 suitsetajat ehk tegelikkuses, kui ma analüüsin, siis suurem suitsetajate kontsentratsioon on just meie trepikojas on ju. Nüüd tahtsin rääkida natukene meie väikestest vigadest, mis me tegime, kui me läksime korteriühistu koosolekule ja kuna see teema on meie jaoks siin aktuaalne ja siis eriti just alumisel korrusel nendele peredele, kelle lapsed seda kõik sisse hingavad tegelikkuses, siis me võtsime kätte, kirjutasime kokku tekstid, õigemini kirjutasime kokku 2 teksti, ehk ma püüdsin leida ka korteriühistu kodukorda või siis põhikirjas olevaid tekste, ehk mis siis tegelikult esiteks, kus on kirjas see, et välja suitsetamisalad teha, pluss siis keelustada rõdude ja akendel suitsetamine on ju. Tegin seda siis ChatGPT-ga, aga see selleks on ju. Siis me läksime korteriühistu koosolekule, see punkt kujunes suht farsiks, sellepärast et meil on suur probleem täna juhatuses olevate inimestega see, et meie korteri juhatuse esimehe enda naine peab kindlasti saama suitsetada ja seetõttu meil on väga raske läbi suruda keelustavaid punkte meie enda majas on ju, aga kui ma peaksin uuesti minema, siis ma teeks asju natuke teistmoodi, siis ma võtaks juristi ja tegelikkuses võib-olla ka mida ma teeks võib-olla laiemale ringile, sina püüad seda nüüd vedada on ju, aga ma annaks ette tekstid inimestele, kes on samasuguse probleemi ees, ehk siis meil oleks võtta tekst, kus on need punktid kirjas on ju ja eesmärgiga, et tehakse põhikirjas muudatus ja kantakse see kinnistusraamatusse on ju, et need tekstid võiksid olla juba tegelikult eelnevalt kusagilt valmis, ma pean ise selle ära tegema tänaseks on ju, et olla kindel, et see kõik ka läheb on ju. Nüüd, kui meil oli koosolek, siis selles mõttes meil oli pigem, selles oli varst selles mõttes, et sellel koosolekul oli siis niimoodi, et mind rünnati, ehk see oli juba algusest peale, ehk need suitsetajad ülemise korruse omad venelased tulid ja röökisid, konkreetselt röökisid, nii et iga 2 minuti tagant, et igasugu sõnadega on ju nii edasi. Juhatus, 2 juhatuse liiget nautis osa sellest on ju ja päeva lõpuks kõik need inimesed, kes olid nõus andma siis oma nõusoleku või siis oma hääle, et me saame selle suitsetamise ära keelatud on ju, need istusid, olid vait, tudisesid nagu ikka ees, tudisevad on ju. Ja keegi suud lahti teinud ja ühesõnaga see päevapunkt päeva lõpuks julmalt nagu kisendati maha on ju, et ehk inimesed ei viitsinud seda kuulata päeva lõpuks on ju ja nii ta ka läks tegelikult, et ja nüüd järgmise veana, mis ma välja toon, on ju, et ma oleks tegelikkuses, kui me neid punkte ette valmistasime, siis me oleks pidanud need ka varem välja saatma kõikidele meie korteriühistu liikmetele, selles mõttes, et mitte paluma korteriühistul edasi saata need asjad meili teel, vaid potsatama need postkasti on ju. Ja tegelikult esitama avaldusena, ehk siis allkirjastatud avaldusena, et tõsta need punktid koosoleku päevakorda kohe.
ehk siis juba enne seda üldkoosoleku väljakuulutamist on ju. Seaduses on punktid, et vist mitu korterit peab olema, on ju, sõltuvalt kortermaja suurusest, on ju, et seda saab päevakorda, juhatus peab vastama 3 päeva jooksul, nagu ma aru saan, on ju. Aga juhatus ei pruugi üldse mingit tagasist anda, on ju, et ja noh, siit tekib moment, on ju, et isegi kui need punktid on ilusasti välja kirjutatud, läheb aruteluks, on ju, ja kui me jõuame nüüd hääletuseni, on ju, siis meil sisuliselt tuleb hääletada 2 korda. Esiteks tuleb meil hääletada see asi ju tegelikkuses ju üldse, et kas see läheb päevakorda ja kui ta päevakorras on, siis tuleb hääletada selle poolt või vastu, on ju, et ehk selline nagu järjekord ja siin me niisugused väiksed tehnilised nüansid on ju, aga selle kohta ma ennast ette valmistanud, aga meie koosolek oli niikuinii farss selles mõttes, et seal oli röökimine ja ühesõnaga see kukkus juba sealt poolt läbi, on ju, et ja nüüd järgmine asi, et siis kui me seal püüdsin mina üksinda kaitsta seda, aga siis kui punkti päevakorras ei ole, siis ma palusin juhatuse liikmetel, aga inimestel on see probleem, siin kõikidel on ju olnud, et aga tõstame ta siis päevakorda või vähemalt hääletame selle poolt, siis juhatus on ju keeldus ja siis tekib ka küsimus, niisugune tehniline nüanss jälle on ju, et kas mina kui korteriühistu liige saan ise välja käia selle punkti seal päevakorras, et selle paneme nüüd selle päevakorda ja paneme ta hääletusele üldse, et kas saab päevakorda tõsta ja nii edasi, on ju, et sellised juriidilised nüansid. Ja et selline võitlus on meil tänaseks nagu majas olnud ja tegelikult probleem on tüüpid laiem, ehk see akendel ja rõdul suitsetamine on väike osa sellest, et minu ülemised naabrid on ka suitsetanud ventilatsioonishahtidesse siin eelnevatel aastatel, 2-3 aastat tagasi ma hakkasin rääkima, mul on kopp ees, on ju, mul köök haiseb ja nii edasi, on ju, ja siis ainult rämeda agressiivsusega olen ma seda maha surunud, ehk siis nii kui nikotiin tuleb, on jooksnud üles ja kolkinud öösel kell 2, kell 4, on ju, et ehk tegemist on ahersuitsetajatega, kes suitsetab öösel näiteks 3 korda, mul siin samas rõdu akna peal on ju, aknad on lahti kõigil, lapsed on all, on ju, et siis ja niuke on. Nüüd ühes oma postituses sa küsisid, et kuidas suvi möödus, on ju, pärast seda koosolekut, kui mind seal mind röögiti, siis ma muutsin ka oma taktikat, ma hakkasin vastu röökima, nii et olen neid samamoodi perse ja nahvu saatnud otseses mõttes, sellepärast et sisuliselt situtakse täis minu kodu, minu tervist, on ju, ja mul on sellest kopp ees, et ja kui siin ma enne salvestama hakkasin, ennast ette valmistasin, siis samamoodi suitsetati mul üks tuba täis seal üleval, nii et sellised on asjad ja et võib-olla sellised vead ma suluks maha, oleks paremini ette valmistatud ja üks viga, mis võib-olla veel ma muudaksin, kui see oli, kui me võtame selle valijaskonna või need korteriühistu liikmed on ju, kes olid niisugused tudisevad eestlased on ju, meil on hästi palju niisugused ükskõik naisterahvad, kes on 70-ndates ja 80-ndates juba on ju, siis et seda läbi suruda, ma peaks palkama ka tõenäoliselt Eesti noored mehed, juristid, kes siis tegelikult hoiavad joont ja vaidlevad vastu ja argumenteerivad ja nii edasi, mida ei olnud, on ju, et selline poole. Nüüd järgmiseks, mida ma veel teeksin teistmoodi, et kui me selle avalduse isegi koosolekul teeksime ja postutaks siis kõikidele postkasti võib-olla ka eelsoojendus kiri, ütleme siis niimoodi tegelikult, siis ma mainiks ära ka selle seekord, et kui me tuleb samasugune lõugamine, karjumine ja korteriühistu liikmete ründamine, siis on aeg kutsuda politsei ehk juhatus oleks pidanud korda tagama, aga kuna osad juhatuse liikmed, juhatuse esimees ise tahab, et tema naine saaks suitsetada, on ju, siis neid nautisid pigem seda, on ju, et ja teiseks ma ütleks ka välja, kas me salvestame seda teemat, ehk läheb diktafoniga üles, on ju, et aga kõige suurem probleem hetkel on inimeste kaasamine, et ehk inimesed saavad aru, et see on probleem, selle peaks tegelema, aga majasiseselt ei ole inimestel aega või tahtmist, nad on liialt passiivsed, on ju. Võtame selle alumise korruse, siis kus on siis Eesti pere 3 lapsega, kahjuks ei ole aega inimestel lugeda ei korteriühistu seadust, ei tubakaseadust, on ju. Et osad inimesed isegi ei tea seda, et neil on nende korterite juurde ei kuulu rõdud, on ju, aknad, on ju, fassaadiklaasid ei kuulu neile, on ju, et see tuleb neile üllatusena, on ju,
ja ülejäänud inimesed käivad tööl, on ju, neil pole aega ennast ette valmistada, kõik loodavad, et käib niimoodi ja kõik laheneb iseenesest, aga tegelikult see ei lähe. Ja kui sa küsid nüüd, et kuidas suvi läks meil, on ju, siis oligi röökimise teel, et oled oma kodus kogu aeg pinges, suutsin päris palju maha suruda, aga nüüd ma näen, et suhtumine hakkab muutuma jälle, nad ülbitsevad jälle, et selles mõttes, et siin tunniste vahedega on üks tuba, mul on täis nikotiini ja teine tuba nüüd oli jälle täis nikotiini, nii et selline nagu kokkuvõte, nii et ma ei tea, kas see aitab sind, ei aita, aga vähemalt jagasin oma mõtteid, nii et aitäh.